Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Sellesama ohuteavitusega, et ma läheks edasi, et nüüd me oleme saanud kaks reaalset õppetundi selles, kus esimene oli see Auvere droon, lendas üle ja siis läks ohuteavitus, läks ainult Ida- ja Lääne-Virumaa nende mastide piirkonnas olevatele inimestele ja telefoni kasutajatele pluss äpi omanikele, oli ta siis Austraalias, Inglismaal, kus iganes. Nüüd teise korraga oli ta juba natuke suurem ja üle-eestiline, välja jäid vist ainult Saaremaa, tähendab saared jäid välja, aga nüüd, kui hakata selle sõnumi sisusse vaatama, siis mind nagu esimese hooga kummastas see, et täpitähed olid kuidagi segamini läinud, et õ asemel olid ööd, et kas see nüüd on ka valitsus ette võtnud, et tähendab, ma saan aru, et see võib-olla oli mingist eelnevast ajast, aga te võite oma SMS-i kontrollida, et see on niiviisi, et kas sellele ei ole tähelepanu pööratud, kas sellega planeeritakse sõnastikku muuta või klaviatuuridele lisada õ-täht sinna, et Kaitsevägi või Päästeamet saaksid õigekeelselt neid kirjutada ning see varjumise juhis, et kas see oleks mõistlik sinna juurde, kas või lingina, et kus asub sinu lähim varjumiskoht, et see võiks sinna sisse rakendada, aitäh. Ja aitäh. No inimestel on muidugi mitte ainult oma elu pärast mure, vaid on mure ka nende varade pärast, sest kui nad evakueeritakse, mis nende varadest saab. Ja küsimus on ka selles, kas varade hävimise või pahatahtliku hävitamise korral on riik valmis maksma kodupaikadesse tagasi pöörduvatele inimestele kompensatsioone. Ja kas neid kompensatsioone on võimalik juba varem eelhinnata, et oleks teada, et inimestel on talud, inimestel on inventarid, inimestel on tehtud investeeringud, missuguses summas võiks riik aidata neid uuesti jalule, et see on ka nüüd üks küsimus, aga teine küsimus puudutab nüüd meie häiresüsteemi. Teatavasti meil hiljaaegu olid nende droonidega seoses siin häired, mis SMS-idega inimestele jõudsid või ei jõudnud kohale, aga need häired olid piisavalt ebamäärased. Ebamäärased selles tähenduses, et oli lihtsalt, et drooni oht, varjuge. Inimesed laiutavad käsi ja ütlevad, aga kuhu ma varjun? Ma jooksin tänavale, mõtlesin, et lähen sinna maa-alusesse parklasse, see oli kinni öösel. Et võib-olla peaks võtma nüüd ikkagi käsile ja seda häiresüsteemi täiustama ja seda sõnumit täiustama sellega, et inimestele antakse ka informatsioon selle häirega seoses. Teile lähimad varjumiskohad asuvad siin, seal. Et jällegi, ma saan aru, peaminister isiklikult ja otseselt loomulikult üle kogu Eesti neid aadresse jagada ei saa, aga mure on inimestel akuutne ja kuna me elame ikkagi väga ebastabiilses maailmas praegu, siis inimeste palved, ja see on jällegi tulnud inimestega suhtlemisest, ongi see, et see mitte ainult muuta kogu see inimeste hoiatamise süsteem selliseks kiiremaks ja kellaajaliselt mitte tunde venivaks, vaid koheselt kohale jõudvaks, aga ka täpsustavamaks, mida ikkagi konkreetselt teha. Meil tuleb ikkagi inimesed ära tsoneerida. Ühed inimesed on meil Ida-Virumaal, teised inimesed on meil Saaremaal, nad kõik ei vaja ühesugust, ja vabandust, ma kohe lõpetan, ühesugust hoiatust, aga kõikidel puhkudel peaks olema selle hoiatuse juures ka varjumiskohad. Aitäh. Palun. Ja aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud Kristen Michal. Mu teema on küll natukene moondunud millegipärast. Ma tegelikult tahtsin keskenduda eelkõige elanikkonna kaitsele, aga see on ka sisejulgeolek. Nii et ma ei räägi teemast mööda. Nüüd küsimus on seotud sellega, et me oleme täiesti mõistlikult ja õigustatult asunud rajama kaitseliini Kagu-Eestisse. See hõlmab punkreid, see hõlmab kõiki neid kraave ja draakoni hambaid ja mul ei ole selles suhtes valitsusele mingit kriitikat. Küll on aga küsimus ja küsimusega on pöördunud minu poole muide ka kohalikud inimesed. Käisin just nädalavahetusel, olin mitu päeva Lõuna-Eestis ja jutt jõudis minuni kohalike elanike kaudu. Nimelt, need kaitserajatised on meie kahe riigi vahelisest kontrolljoonest
kohati tunduvalt, isegi kilomeetrite võrra Eesti poolel. Ja nüüd sellele ei kellegi maale piltlikult öeldes siis kontrolljoone ja kaitserajatiste vahele jääb hulgaliselt inimeste eluasemeid ja ma ei oska täpselt öelda inimeste numbrit, kui palju sinna jääb, neid võib olla ikkagi tuhandeid. Ja inimeste küsimus on, aga mis meist saab, kui tõepoolest tuleb sõjategevus? Me oleme ju siis sisuliselt lahinguväljal. Mida riik kavatseb meie kaitseks teha? Ja ma edastangi praegu nüüd kohalike elanike mureliku küsimuse. Kas te oskate vastata, missugused on riigi plaanid seoses nende kaitserajatiste ehitamisega kohalike elanike suhtes? Mis neist saab? Kas nad jäetaksegi sinna lahingumaale või on evakueerimiskavad? Kas evakueerimiseks on piisavalt aega, vahendeid ja kõike muud seesugust? Nii et see on teema. Aitäh! Palun. Jaa, ennem siin Michal tuletas meile meelde, kuidas rahandus 2020. aastal oli suures võlas. Ja ma ütleksin, et ei ole enam minu käes rekord. Rekord on ikkagi ligi käes riigivõlga ajamisel nii mahu mõttes, nii absoluutnumbris kui ka protsendi mõttes, SKP suhte mõttes. Nii et olete siin riigi rahandust korda tehes uued rekordid püstitanud. Aga samal ajal, kui meil oli EKRE valitsuses, olid paljud asjad hoopis teistmoodi kui täna. Ma tuletan meelde, et meie ajal oli diisliliitri hind posti otsas 99 senti liitrist. Diisel oli alla euro. Ma tuletan meelde, et aasta keskmine elektri hind Eesti turul oli natuke üle 3 sendi kilovatist ehk 30 eurot megavatist. Et need olid poliitiliste otsuste tagajärjel saavutatud hinnad Eestis. Mitte valitsuse kehtestatud, aga valitsuse valikute tagajärjel saavutatud hinnad. Nüüd me elame siis olukorras, kus elektri hind on sõltuvalt päevast 5–13 korda kõrgem, kui ta oli ilusatel aegadel, kui EKRE oli valitsuses. Diisel on 2 korda kõrgem, kui ta oli ilusatel aegadel. Kõik on valitsuse poliitika tulemus. Loomulikult see on kõigile selge. EKRE on toonud siia parlamenti 2 erinevat eelnõud. No, neid eelnõusid on olnud varem rohkem, aga praegu on 2 konkreetset eelnõud menetluses. Ühe järgi tuleks langetada kütuseaktsiisi Euroopa Liidu miinimumini ja vähendada käibemaksu. Sellepärast, et kütuse hinnast, sellest samast 2 eurost liitri pealt üle 55% on maksud. Riigimaksud. Ehk kui riigimaks ei oleks, siis oleks ta jälle alla euro, eks. Aga me langetaksime, me saaksime sihukese 30% hinnaalanduse kindlasti, võib-olla isegi kuni 50%. Ja teine meie ettepanek on vähendada või tähendab kehtestada kütusele hinnalagi ja see hinnalagi siis töötaks turupõhimõttel, et kütusefirmad ei tohi üle 10% kasumlikkust saada. Kui saavad, siis valitsus kehtestab hinnala ja siis pärast seal teeb rebatiga tagasi. Ma küsin teilt, kas teie toetate neid 2 meedet, et inimestel teha elu kergemaks ja kütus odavamaks? Aitäh! No vot, nüüd läksid küll loogikalõksu, et ühest küljest COVID-i ajal ei olnud tarbimist ja olid väga erakorralised majandusolukorrad, aga see ei takista kunagi reformierakondlasi süüdistamast tolleaegsete erakorraliste finants- ja eelarvemeetmete osas tollast valitsust. Pakkumise ja nõudluse kohta oli tegelikult siin eelmine küsimus selle põlevkivi teemal ju see puudutab. Tänane valitsus süstemaatiliselt tapab ära Eestis põlevkivi elektri tootmist erinevate võtetega ja sellega siis piirabki nõudlust või pakkumist ja tekitab nõudlusega hinnarallit, et kõrge elektri hind on teie poliitiliste otsuste tagajärg Eestis. Puhtalt. Ja sellest ei ole meile küll mõtet rääkida, kuidas te aitate inimesi aktsiisitõusu ära jätmisega. See on teie enda tehtud maksuralli, eks? Aktsiisitrepp on meil lausa. Selle, et te ühe trepi astme lükkate edasi 1 aasta võrra, ausalt öeldes eriti ei lohuta kedagi. Mina küsisin aktsiiside langetamise kohta ja võimaluse kohta ka käibemaksu vähendada teatud kaupadele, olgu ta siis kütus või elekter või ka gaas. Et seda ma tahtsin. Need on need sammud, mida tegelikult vaja oleks, mis päriselt hinda alla tooksid. Aga vaat, et jutt läks nendele kütusevarudele. Kütusevarud meil paisatakse
kütuse müüki nii-öelda maailmaturule selle lootusega, et siis see maailmaturu hinda alla toob. Muidugi meie kogus seal on tibadillukene. Ja tuleb välja, et meil puudub seaduses võimalus seda kütusevaru, meie enda rahaga ostetud meie enda kütust Eestis siis jaemüügi korras tanklatesse müüki panna, et Eesti inimesed saaksid osta seda seadus ei luba. Kas te pooldaksite seaduse muudatust, mis võimaldaks Eestis Eesti enda riiklikku strateegilist kütusevaru müüa läbi tanklate soetushinnaga turule, et oleks odavam? Aitäh. Ma palun. Aga see oli küll hästi libe vastus, et ettepanekut ei ole tehtud, aga Urmas küsis, kas memo on. Nüüd siin oli mitu väga huvitavat juttu, mida ma tahaks nagu adresseerida, et valitsus püsib eelarve raamistikus. See on küll huumor. Valitsus on meil kulutanud viimasel 5 aastal nii palju raha, mida pole, et meie riigivõlg on 2-kordistunud Reformierakonna ajal. Reformierakonna ajal 2-kordistunud riigivõlg ja teie prognoos on, Rahandusministeeriumi prognoos on, et järgmise 4 aasta jooksul veel omakorda 2-kordistub. Ja kui te nägite, et prognoosida on raske ja see on keeruline, no ei ole väga raske. Teil on ilus mudel, et kui EKRE oli valitsus, siis prognoositi liiga pessimistlikult, prognoosi viga oli peaaegu 4 punkti tegeliku kasvu kahjuks ja selle tõttu eelarves näidati peaaegu 500 miljonit eurot vähem. Nii kui Reformierakond valitsusse hakkasid tulema optimistlikud prognoosid 4,5%, 3,5% ja igal aastal said selle tõttu siis eelarvesse prognoosida kulusid seal kuskil 600-500 miljoni võrra rohkem, aga tegeliku kasvu ei tulnud nii palju ja seda raha ka ei tulnud nii palju ja selle tõttu te oletegi pidanud laenama. Nii et teie prognoosid on poliitilised ja vigased. See, mis te räägite majanduskasvust, no see on tegelikult traagiline. Iga kord, kui Eesti inimene sai endale jaanuaris, veebruaris või märtsis kohutavalt suure elektri- või küttearve, suurendas see SKP-d, aga tegi vaesemaks inimesi ja ettevõtteid. Nüüd, see ei ole abstraktne kõik, et kui mina olin rahandusminister, siis Eesti riigivõla intressikulu oli 25 miljonit eurot aastas. 25 miljonit intressikulu. Kui teie ära lõpetate, siis see intressikulu, kui me prognoosiga läheme 30. aastal, on see 700 miljonit eurot aastas. See on peaaegu 3 korda rohkem, kui automaksu kokku korjatakse. Nii et teie poolt juhitatud riigi majandus, siin Ligi, Akkermann ja Keit Pentus-Rosimannus ja peaministrid Michal ja Kaja Kallas on Eesti riigi pankrotti viinud. Ja teil ikka jätkub veel sellist nagu optimismi siin. Mida kiiremini teid ära koristada sealt valitsusest, seda kiiremini lõpeb Eesti riigi pankrotistamine. Mina ei saa aru, millega te mõtlete? Palun. Aitäh. Hea peaminister, no kõigepealt teie meenutused 2020. ja 2019. aastast ei pea numbrite osas siiski täielikult paika. Aga märkimisväärne on see, et kütuse hinnad on Eestis üle mõistuse ning teie minister soovitab samal ajal inimestel auto asemel jalgrattaga sõita. Ja viimaste aastate hinnatõus on teinud Eesti järjest vaesemaks riigiks, aga teie praegu järjest vastates kahjuks keerutate ja hoidute vastamast ja probleemide tunnistamisest, süüdistate EKRE-t, süüdistate varasemaid valitsusi. Samal ajal on teie valitsuse liikmed selgelt öelnud, et toidu- ja kütusemakse ei tohi alandada ning on sidunud kõrgeid kütusehindu isegi keskkonnakasu või keskkonnahoiuga. Et seega ma palun konkreetset vastust teilt, et kas te olete nõus, et Eestis on kütuse ja toidu hinnad palkadega võrreldes ebamõistlikult kõrged ja kui olete, siis kas te põhimõtteliselt toetate EKRE plaani nende maksude ja aktsiiside langetamiseks, nagu mujal Euroopas tehakse, et aidata Eesti ettevõtteid ja inimesi, et riik ei saa olla lihtsalt maksukogumise ja ümberjagamise vahend, vaid riik peab olema ka õiglane ja riik peab rasketel aegadel oma inimestele ja ettevõtetele appi tulema. Aitäh!